Detsembril 1918 algab Pariisis rahukonverents. Eestil pole küll maailmasõjas osalenud riikide kokkusaamisele suurt asja. Ometi saadetakse niinimetatud rahudelegatsioon hankima toetust võitjariikidelt. Delegatsiooni juhib Jaan Poska. Mingit praktilist abi vabadussõjas heitlevatele eestlastele loota pole. Näiteks Rootsi valitsus on abi andmisest selgelt keeldunud. Läti on ise sõjas ja on sunnitud oma pealinna Riia punastele ära andma. Seda märkimisväärsem on, et Soomes moodustatakse vabatahtlikest üksusi. Esimesed mehed jõuavad Tallinna 1918. aasta eelviimasel päeval. Esimene välismaine abisaadetis tuleb Soomest. Päev pärast vabadussõja algust. 2037 püssi, 190 380 padrunit, 3 kuulipildujat, 1 lindilaadimise masin. Soomest tuleb ka hiljem abi. Saadud varustus on küll tugevasti pruugitud, püssid roostetanud, rihmad ja täägid puudu. Vananenud suurtükkide laskekaugus on kõigest 3-6 kilomeetrit. Soomest saabunud kraami eest tasuti osalt Eestis asuva ülearuse suurtükiväe laskemoonaga. Saadetise väärtus seisnes eeskätt selle õigeaegsuses. Soomlaste abiga saab luua suurtükiväe ja nii saab jaanuaris asuda vastu pealetungile. Pätsi suur idee oli Soome ja Eesti kaksikriik ja see õitses eriti Eesti vabadussõja ajal. Päts vaatas, et Eesti saaks rohkem toetust just niimoodi, et Eesti ja Soome vahel sündiks see kaksikriik. Aga huvitav on muidugi see, et millised olid need motivatsioonid, miks noored mehed läksid Eestisse ja läksid veel väga kiiresti. Ja seda on Turu ülikoolis on uuritud 45 aastat tagasi. Ja tulemus oli selline, et umbes 40% ütles, et nad tahtsid aidata. 19% motivatsioon oli seiklus, 9% oleks olnud ideoloogilised põhjused ja 7% selline venku viha. Kuid soomlastel seisab ühisvõitluses ees ootamatu väljakutse. Eesti rahvaväel puudub veel vormirõivastus. Nõnda on üsna keeruline vahet teha omadel ja võõrastel. Seda enam, et eesti keelt kõneldakse mõlemal pool rinnet. Segadust on palju. Minul endal on pruut armas Klaara, all on Turu ääres suur söögipood. Meile pillata ohtrat oma vaara, vahest poest tal kogume rood. Meile pillata ohtrat oma vaara, vahest poest tal kogume rood. Eesti, Läti, Leedu ning ka Valgevene sõjaajaloo klubid kogunevad Tartu lähistel, et panna selga ajaloolised vormid ja kehastuda võitlejateks ajaloolistes lahingutes. Ülenurme lennupäevadel mängitakse läbi üht vaatust Landesveri sõjast. Seda juba ajast, kui Eesti rahvaväel on olemas oma vorm. Isegi näidislahingus oleks raske kokku leppida strateegiaid ja liikumisi, kui kõik tegelased näeks sarnased välja. Aga selline on vabadussõda 1919. aasta alguses. Mis vorm see on? See on nüüd koopia siis tsaariaegsest Vene vormist, mida ka 1918-1919 Eesti väeosad veel täiesti kandsid.
ja siia peale on nüüd siis õmmeldud, seda vormi iseenesest on võimalik täiesti tellida Valgevenest, seal neid valmistatakse just selliste rekonstruktsioonide jaoks. Ta käib üle pea, selline kindlasti jorke, nii nagu nad saare ajal olid. Ja siia peale on nüüd õmmeldud siis Kuperjanovi partisanide tunnused, siia peale käib vöö ja vöö küljes on siis kõik võimalik varustus. On siis padrunitaskud, labidas, joogipudel ja muud sellised asjad, mis siis kellelgi parasjagu lahingus on. Vabadussõja alguses sõdurid olid üsna kehvasti riides. Mäletatavasti rahvusdiviis saadeti sakslaste poolt laiali. Vormiriided jäid meestele kätte, need kanti ära ning kui sõdurid tagasi teenistusse mobiliseeriti, siis loomulikult olid riided väga tihti talutöödel ära kantud. Seepärast esitatigi mobilisatsioonikutses nõue kõik tulgu sõjaväljale sobilikes riietes, saabastes, talveriietes. Mis muidugi ei osutunud tõeks, sest paljud mobiliseeritud tulid vana kombe kohaselt, nii nagu Vene negrutid, mobilisatsioonipunktidesse oma kõige viletsamate riietega eeldusel, et küll kroonu uued vatid selga annab. Ja kuna neid anda ei olnud, siis saadeti mehed täpselt nende seljariietega, mis neil olid, otse rindele. Kui tähtis on üldse, et võitlejad on kuidagi märgistatud, et on aru saada, kes on kes? Suhteliselt oluline, et sa ei laseks nagu oma meestele pihta kuidagi selja tagant ja ka Punaarmee alguses ju kandis suhteliselt sarnast mundrit, eks ole, see sama selline kindlasti jork, et nad lahinguväljal olid ikkagi suhteliselt sarnased võisid välja näha ja seetõttu oli see nagu oluline. Kõige esmalt võeti muidugi vastu otsus, et algselt on ametlik vorm Vene sõjaväevorm ning sellele üritati kiires korras täiendust valmistada koha peal. Loomulikult tuli kasutada kangast, mis oli selleks enam-vähem kohane, seepärast valiti esimeseks vormivarustuse värvuseks hall Eestis. Muide, huvitav analoogiana ka Lätis tehti täpselt seda sama, sest et talumeeste riietus keskelt läbi oligi hall. 1918. aasta lõpus on lumi maha sadanud. Maamehed mähivad madalatele saabastele ümber sidemed, et lumi saabastesse ei pääseks. Neil tuleb asuda oma positsioone kindlustama, kaevates lumme kaevikuid. Nende tuju tõstavad ühistöö poolt valmistatud kingitused, enamasti kindad ja sokid. Uue 1919. aasta esimesteks päevadeks oli sõjas mõndagi muutunud. Kõik töötasid nagu väga hästi sünkroonis. See sõdur, see püšnööriga õlal, tsiviilriietes, kes hambad ristis, vaat selle põõsa tagant enam ei taganenud. Ja Tallinnas ülemjuhataja Laidoner, kes sai aru, mis on sõduritega toimunud. Ja tundis, et nii, nüüd tuleb anda see käsk, nagu need tema kuulsad sõnad on, julgeste edasi. Ja mindi. Punaarmee siht on vallutada maantee ja raudteesõlmed. Üks sõlmpunktidest on sel ajal Põltsamaa. Põltsamaast vaid paarikümne kilomeetri kaugusel asuvas Aidu külas õnnestub vaenlane taganema lüüa. Küla kaitsevad teise polgu 2 pataljoni koos Kaitseliidu salkadega, kokku kõigest 200 tääki. Aidu käib käest kätte, aga läbimurre punastel ei õnnestu. Nad teevad veel ühe rünnaku 4. jaanuaril. Nende seas on ka Soome kommunistliku kütipolgu paar roodu, lisaks 49. kütipolgu 2 roodu. Kokku kogunisti 400-500 tääki, 50 mõõka, 8 kuulipildujat, 6 suurtükki. Eesti rahvavägi on varjul kiviaedade ja lumekindlustuste taga. Siin Aidus on vastakuti Punavägi, tulevad ahelikus mees mehe kõrval üle põllu ja teisel pool on kiviaedade taga rahvavägi ja plaan on selline, et lasta punased võimalikult lähedale. Ühel hetkel siiski närv ei pea vastu, see vahe on umbes 400 meetrit, avatakse tuli
ja sellesse kõige lähemasse punkti, kuhu jõudsid punased, on püstitatud Aidu võidualtar, Aidu ohvri altar. Aidu ümbruses on tasandid, kus rabad, sood ja soostunud metsad moodustavad suurel osal aastast 8–15 kilomeetri laiuse raskesti ligipääsetava vööndi. Kuid jaanuaris on ilm veel külm, pikka aega on külmakraade olnud 10–15 kraadi jagu. Vesised heinamaad ja sood on nüüd läbitavad ja see laiendab rinnet. Samas annavad väiksematele jõududele eelise orud ja künkad. Vambola Blink on aidulane, kes 30 aasta eest oli üks monumendi taastajatest. See on selline huvitav monument, võidualtar või siis ka ohvrialtar. Jah, no niisuguse nad välja nuputasid sel ajal. Renditi nagu see maa või anti kasutamiseks, 100-aastaseks kasutamiseks. See maa jopp siin, et siia võib ehitada. See pidi olema jah, üks Eesti, Kesk-Eestis üks suuremad lahinguid, kus pandi üldse punasele piir. Tulid siis sealt poolt? Jah, Jõgeva poolt nad tulid. Ja siis, siin olid siis Lahavere ja siin Aidu ja Oe. Siin olid siis vastas Eesti poisid. Siin oli selline närvide mäng, et lasti punased hästi lähedale. No ilmselt jah, ega siis eestlastel oma suuri relvi ei olnud, nad väiksemad käsirelvad ja siis nad niimoodi nottisid neid. Rahvaväe edule aitab kaasa punaste suutmatus suurtüki tuld sihtida ja punaste jalavägi tõmbub videviku saabudes tagasi Kose suunas. Esimese pataljoni ülem Anderson viib ühe roodu tiivalt vasturünnakule, mis on ootamatu. Punased alles söövad Kosel lõunat ja pagevad siis paanikas. Nad jätavad küll suurtükid maha, kuid eestlased ei leia neid, sest ei liigu kohe edasi. Aidu põldudel toimunud lahingust saab oluline murrang. Edutusest saab edu. Kui palju see loodus või maastik on muutunud siin 100 aasta jooksul? Just siin selles ümbruses? Ma ei usu, et siin midagi eriti muutunud on. Siin on ikkagi need põllud olid ennem ja praegu ja see park ja need puud, need istutasime järgmisel aastal, kui 89. aastal sai taastatud see mälestusmärk, siis puud said istutud need hiljem, järgmine aasta aprillikuuses. Nii et nad on nüüd varsti saab 30 aastat ja on nii suureks kasvanud. Aga siis olid nad väiksed puud, parajad. Kui inimmälu enam sündmusi ei mäleta, on lahingute kohad tänagi maastikel leitavad ja endiselt Eesti kaitsmisel olulistes sõlmpunktides. Lisaks Aidule saavutab rahvavägi edu ka Valkla all. Priske ja Vetla juures vabastatakse Aegviidu. Punaväed taanduvad Järvajaanist ja Müüslerist. Selle vastupealetungi alguseks on jõud kahe poole vahel enam-vähem tasakaalustunud. Punaarmeel on aga eelis reservis. Vajadusel on punastel võimalik 1500 meest kiiresti rindele juurde tuua. Ka on suur punaste üksus üle 2000 mehe põhjarannikul meredessandi hirmus rannavalves. Rindel sõdib rahvaväe poolt ligi 7000 tääki ja mõõka, Punaarmee poolt üle 5000. Kuid sellest hoolimata liigutakse hõimuvendadega külg külje kõrval kiiresti edasi. Nii kiiresti, et vange pole aega võtta. Detsembri lõpuks 1918 oli ju 2/3 Eesti territooriumist Punaarmee poolt vallutatud. See tähendas tegelikult seda, et eestlastest tekkis väga sügav kahtlus, et kas me suudame oma maad ikkagi kaitsta. Ja Soome vabatahtlikud olid need siis, kes andsid selle moraalse tõuke taastõusuks. Ja juba jaanuaris, kui nad otseselt rindel olid ja teada on ja tuntud on meil nõukogude ajast legendid, et Soome lihunikud ja kõrilõikajad, et eks nad olid ka suhteliselt julmad vennad küll.
vaenlasega. Vange ei võetud, kui vähegi võimalik ja see tähendas seda, et Punaarmee kartis neid üksusi. Nad olid hästi relvastatud ja siiski moraalselt väga kõrgel tasemel. Vabadussõda erineb algfaasis sama palju suursõdadest kui mõni improviseeritud teatrietendus igal õhtul mängitavast klassikalisest värssdraamast. Üksuste juhtidel tuleb käskude elluviimisel näidata üles isiklikku initsiatiivi ning arvestada kiiresti muutuvaid olusid. See on suur niisugune nauding, no ma olen näinud väljaspoolt kindlasti nendele tegijatele. Te saate nagu minna ajas tagasi, te saate minna lahinguväljadele. Teistpidi on see ka nagu etendus. Sa saad tunda seda sama, mida mehed võisid siis tunda. No ikka süda hakkab lööma, tunned kõrvus kohiseb ja kõik niisugused asjad ärevust tekib, kuigi no mingisugust selles mõttes elule ohtu ju ei ole, sa ju tead, eks, aga kõik need vormid, need helid, kõik see nagu moodustab nagu niisuguse, et seda nagu hea. Aga siis mõnes mõttes on see nagu päris sõda, et spontaanne moment. No jaa. No meil on ikkagi meil on väga paljud liikmed on, ütleme ikkagi piiripolitseis, piirivalves, Kaitseliidus, abipolitseinikud, et ikkagi selline niisugune militaarne liikumine või käsuahel või see on nagu selles mõttes olemas, et meil käib ikkagi kõik rivi ja selle rivi korra järgi ja kõik nii. See on sellepärast, et nii on kergem inimgruppe organiseerida. Et kui igaüks liigub oma tahitsi, kes kuhu, siis ei ole võimalik seda gruppi kokku saada, aga meil on nagu niimoodi paika pandud, et siis käib nagu mõtestatud juhtimine ikkagi. Ja seda tahtis ka meie Soome Mannerheim, et Soomel oleks ühine ülempealik ja et nad ei alluksid Laidonerile. Aga see oli muidugi Eesti jaoks väga õrn küsimus selline ja oi, see oli just jaanuaris, veebruaris 19, see oli selline raske küsimus. Aga minu meelest see lahendus oli küll väga hea niimoodi, et soomlased said aru, et Laidoner ikkagi on armee ja vabadussõja ülemjuhataja. Teise Soome vabatahtlike üksuse 2100 mehelise põhjapoegade rügemendi otsustab Laidoner saata lõunarindele, aga kerkib ka kõrge Soome sõjaväelase kindralmajor Martin Vetseri küsimus. Mannerheim näeks Vetseris meelsasti Laidoneri asemel Eesti vägede juhti. Aga see delikaatne küsimus kahe riigi vahel lahendatakse nõnda, et 25. jaanuarist saab Vetserist lõunarinde ülem. Meie peame olema väga kriitilised selles mõttes, et meie toonane peaminister Lauri Ingman, tema ütles, kui meie nüüd aitame ja toetame Eestit, siis see on sama, kui meie toetame Soome iseseisvust, sellepärast, et meil oli ühine vaenlane, Nõukogude Venemaa. Viru rindel on jaanuaris liigutud mereväe toetusel ja ekstremi juhtimisel soomlaste abiga, vabastades Loksa, Tapa, Haljala, Kunda, Rakvere, Vasknarva ja Jõhvi. Jääb veel Narva, kuid selle endale saamiseks tuleb kaasata üksused nii maalt kui merelt. Esimeses maailmasõjas valdavalt kasutatud kurnamissõja asemel kasutab Eesti juhtkond teistsugust lähenemist, manööversõda. 17. jaanuaril sõidab laevastik välja Kundast, et sooritada Utria dessant. Utria dessandis osaleb umbes 600 soomlast ja 400 eestlast rahvaväe poolel. Selles piirkonnas on 3000 kuni 5000 punaväelast. Pärast vastase patarei ja soomusrongi tule mahasurumist 17. jaanuaril kella 13 paiku õnnestub maabuda esimesel grupil umbes 300 mehel. Ilmastikuolud on rasked, dessandi maale saatmine tulebki vahepeal katkestada, sest lainetus ajab mitu paati kummuli ja mehed peavad kaldale ujuma jaanuarikuises külmas vees. Oi saatana, mikä reissu. Sinne mennä, selvä.
penka, perkele. Võrdsvä. Ööpimedas leiavad Narva koolipoisid, kes ka võitlejate seas, turvalisemad maabumisvõimalused. 18. jaanuari ööl on rahvavägi rünnakuks valmis. Mõned punaste üksused alistuvad lahingutte. Nende suurima jõu moodustavad 630 võitlejat Paivaras. Osa punastest põgeneb Narva suunas. Maismaal liikuv ratsapolk jääb haarde manöövriga hiljaks. Onks kaikki täällä? Kysy nyt sieltä. Kyllä. Hyvä. Jatketaan. Mitään ei näy. Perkele. On kott pime. Nagu kõikjal on raskusi omade ja võõraste eristamisega. Rahvavägi liigub Laagna mõisa suunas, kui näeb ahelikku sõdureid, aga ei saa aru, kas omad või võõrad. Selgub, et on võõrad. Et mingitki vahet teha, kinnitavad eestlased mütsile kuuseoksad, mis kipuvad rapsides kaduma. Eikö mikä tää? Ottakaa taisteluriviin tonne. Onks nää eestilaisia vai onks nää ryssiä? Pystyttekö erottamaan? Ei näy mitään natsoja eikä mitään merkkejä. Perkele. Ei tuu mitään. Päätetty. Ryssiä ne ovat. Utra dessant avab tee Narva. Soome esimene kompanii jõuab siia kell 17.20 ja võetakse ka Narva raekoda. Teine kompanii jõuab siia 1,5 tundi hiljem. Põhjaosa Narvast on siis soomlaste käes. Lõunas panevad punased veel vastu kuni 19. jaanuarini ja siis tuleb alistuda. Mulgas alistub ka Soome punaste üksus üles tõstetud kätega, 150 meest, 100 neist hiljem hukatakse. Päris maha vaikitud seda ju ei ole, et seda ikka siin-seal on mainitud, aga ega seda afišeeritud ka tõepoolest ei ole. Jah. Samas ega ei ole afišeeritud ju ka neid ebaseaduslikke hukkamisi, mis toimusid Eesti rahvaväeridades. Et siiamaale on need niinimetatud valge terrori ohvrid kokku lugemata, et nõukogudeaegsetes käsitlustes on küll mingeid ümmargusi arve pakutud, aga need ei ole piisav usaldusväärsused. Ja seetõttu jah, sellist terroritegudest on räägitud nõukogude ajal ainult valgest terrorist, Eesti ajal ainult punasest terrorist, aga kas või seda, et panna nüüd need kaks terrorit kokku ja hakata neid võrdlema, et mis siis ikkagi toimus ja kuidas toimus ja miks toimus, seda ei ole ju tehtud. Vabadussõjast möödub 100 aastat. Ameti on meie võimalused vabadussõda uurida olnud õige napid. Siin Narvas kohtusid 1919. aasta jaanuaris 3 jõu, siis Eesti, Soome ja Venemaa lugu. Ameti ei ole uurimine andnud sellele ühist ajalugu. Ilmselt on asi ka selles, et ajalugu on ikka püütud esitada lähtuvalt sellest, kuidas kõneleja seda tahab. Või siis on eri osalejad näinud eri detaile. Ja tihti juhtub see ka nendega, kes on olnud ühel pool rinnet. Võtame näiteks eestlased ja lätlased.
Мы реконструкторский клуб Латвия Шустрелникс. Мы тоже занимаемся военно-исторической реконструкцией. Участвуем, ездим в Эстонию. Коллеги к нам с Эстонии приезжают. То есть мы занимаемся тоже военной историей. В составе эстонских вооруженных сил в 2019 году создали бригаду из латышей, которые жили в Эстонии. И с Латвии был прислан офицер, Земетанц его фамилия. И в составе как раз эстонских вооруженных сил начали создавать вот эти подразделения. И отличительный знак была повязка. Это второй цесисский пехотный полк и флаг Латвии. И еще была кокарда, обязательно национальный флаг латышский. И у них был свой главнокомандующий, который вместе с эстонскими войсками они дошли до Риги. Есть приказы. Есть фотографии, мы это изучаем, смотрим, и там в приказах четко написано, что какие погоны были, какие знаки. И у нас в военном музее есть образцы, можно посмотреть, прийти в музей, и поэтому мы эту форму тоже готовим к мероприятию и приезжаем и участвуем. Одна форма в районе, скажем, на солдата в районе где-то 300 евро. Если офицера, то гораздо больше, потому что сабля нужна, еще какие-то вещи, те же самые шпоры, фуражка другая. Это копия сабли. Вооружение в основном было российской императорской армии, то, что осталось. Ka päris sõda maksab ja mitte vähe ja makstakse eludes. Narva lahingus ja Utre dessandis hukkub punaste poolel 300–400 meest ja üle 30 Eesti eest võitleja. Sõda ei anna tagasi kaotatud elusid, aga majanduslikku kasu võib keegi siiski saada. Narvast saavad eestlased endale esimese Farman FH-30 tüüpi luurelennuki. Ainult puudub veel vajalik sisu, millega see vorm täita. Piloote ja kütust napib, et mitte öelda, neid õieti polegi. Nüüd on meil neid suisa väljanäituse jagu, kuigi enamus Ülenurme lennupäevadel esinejatest on ikkagi välismaalased. Eestlaste kanda on siin ühe Landesveri sõja lahingu taaslavastus. Andres, kuule, kui te olete Pritsi ära viinud autosse, käige sööge ka ära. Viimased hetked siis enne suurt lahingut, et viimane hetk istuda korra. Ja 2 päeva jooksul esimest korda. Ahaa, siis on hea. Siin on nagu mitu perspektiivi, et ühest küljest, kui rääkida siin üksikute võitlejatega, nemad lähevad lahingusse, nad ei tea täpselt, mis saab. Ja teine perspektiiv on see, kuidas see asi on mõeldud, et siin on palju spontaansust. Süžee on komandöridele räägitud. Ütleme nii, et reasõdur ei tea, mis toimub. Tema kuulab käsklus. Aga see ongi ju päris elu. Nii ongi päris sõjas. Täpselt nii ongi. Mõnes mõttes ju te eeldate selles mängus ka seda, et mehed on ikka samasugused. Mehed on mehed. Tehnika võib muutuda, varustus ja kõik muu. Aga see, et oled sõjas ja olud on nagu on, see on ikka nii. Jah, ja juhtub nagu juhtub. Et eks ma ausalt ütlen, ise ka kardan praegu, sest ei tea, kuidas tuleb, kuna läbi käinud ei ole, aga küll ta tuleb. Eesti päris oma vormi hakati välja töötama kohe 1919. aasta algusest. Põhivärv oli hall, mida ohvitseridel eristas must maha keeratud krae valge kandiga. Reakoosseisu kraed olid kuuega sama värvi. Auasme tunnused kinnitati kraele, reakoosseisul hõbedased tärnid, vanemohvitseridel ja kindralitel kuldsed. Peale selle kanti õlgadel siniseid õlakuid, mis meenutasid üldkujult natuke vene õlakuid, ent olid väiksemad. Kokkuvõttes andis must krae, sinised õlakud ja valged kandid üsna rahvusliku üldmulje sellele vormile. Maaväevorm otsustati teha välimuselt täiesti erinev võrreldes tsaariarmee mundriga, sest Eesti rahvavägi soovis ennast eristada vaenlasest ja ka distantseerida ennast tsaariarmee minevikust. Seepärast otsustati kopeerida Briti välivormi, mis oli osutunud kõige praktilisemaks. Sõdurid olid harjunud sellega, et reakoosseis
õlakuid ei kanna, kuna nende kandmine oli pärast bolševike riigipööret Venemaal keelatud, siis sõdurid pidasid seda vähemalt vana režiimi taaskehtestamiseks. Sõjavägede ülemjuhataja kirjutab oma memuaarides 1930. aastal, kui varustusvalitsus tõi talle tutvumiseks ühe uude vormi riietatud ohvitseri, siis tema arvates oli see kirju nagu rähn. Selles lahingus on ju päriselt ka eri rahvustest tegijaid ja mängus ka on erinevaid. Ja täna meil on siis Läti ja Venemaa sõbrad siis Eesti klubidele lisaks. Kuidas tavaliselt on siis nii, et venelased mängivad venelasi, lätlased lätlasi, sakslased sakslasi? Ega tegelikult vastavalt vajadusele. Täna on hulk Vene frontline'i mehi Saksa vormides. Sest lihtsalt, Landeswehr, kus me neid võtame. Andsime vormid selga ja läheb. Ega siis tegelikult on ju kõik ikka sellest kinni. Mäng on mäng. Osapooled on osapooled, kes mis vormi kannad, meie jaoks pole vahet. Landeswehr, aga seda sa ei tea, siin sinu õnn võib närtsida peal. Landeswehr, aga seda sa ei tea, siin sinu õnn võib närtsida peal. Kas ei tahaks rüütlid jälle mekki, viljavõid mune ja valget seapekki. Landeswehr, aga seda sa ei tea, siin sinu õnn võib närtsida peal. Landeswehr, aga seda sa ei tea, siin sinu õnn võib närtsida peal. Eestile appi tulnud soomlastel olid selged piirid. Nad keeldusid sõdimast Eesti piiride taga. Sama Ekströmi pataljon, mis tegi küll mehetegusid Narva vabastamisel, see oli ju ka esimene vabatahtlike üksus, mis teatas, et tema Narva jõe taha ei lähe, tema paneb relvad maha, tema enam sõdida ei taha, teda on palgatud ainult selleks, et aidata Eestit kaitsta Punaarmee vastu, mida siis nende meestega teha, eks nad tulebki jõed vaikselt ära saata. Veebruari lõpuks oli siiski Eesti pind suures osas vaba. Kuigi Punaarmee uuesti asus pealetungile, oli selge, et enam Soome vabatahtlikke, kes moodustasid ja tollasest Eesti ülemjuhatajale alluvast väekoondisest väikese osa, et neid nii väga enam vaja ei ole. Aga suur kuluartikkel oli see tõepoolest, sest on ju ka umbkaudselt välja rehkendatud, et see 20 miljonit Soome marka, mis Soome Eestile andis välislaenu, et sellest umbes 16 miljonit marka kulus Soome vabatahtlike peale uuesti ära. Ja lahendati sellega, et lihtsalt saadeti siis Soome vabatahtlikud tagasi Soome. Ja see oli märtsikuu, kui otsus tehti ja nad siis peatselt lahkusid siit. Soome vabatahtlike esimese üksuse juht Martin Ekström oli värvikas tegelane ja jõudis oma elu jooksul kanda mitme väe vorme. Ta oli Narva lahingu kangelane, hiljem Hermann Göringi sõber, veendunud antikommunist. Tema lugu ilmestab seda, milline võis olla eri riikidest pärit vabatahtlike taust. Soomlastele tuleb olla tänulik nende tegude eest siin Narvas. Aga rootslastega siin nii hästi ei läinud. Pärast niinimetatud Franchi juhtumit tuli rootslased tagasi saata. Joosef või sünnipoolest Giuseppe Franchi oli Rootsis sündinud itaallane, kes oma sõduri vaprust oli näidanud üles Soome kodusõjas. Segastel asjaoludel sattus ta teenima Eestis Balti-Saksa pataljoni ja saabus sealt Rootsi vabatahtlike juurde väidetavalt ettepanekuga ühineda uueks üksuseks, mis kahtlustati oleks aga eestlaste vastu. Rindel moodustatud sõjakohtu otsusel lasti agitaator maha ja see põhjustas Eesti väejuhatusele mitmeid sekeldusi ja paratamatut Rootsi üksuste likvideerimist. Rootsi vabatahtlike teema on kõikidest välismaa vabatahtlikest kõige raskem, sest et tegelik Eestisse saadetud sõjalist jõudu. See 200 meest oli lihtsalt kohati relvastatud märatsev pande.
Seevastu näiteks taanlaste kompanii oli ju veel augustis-septembris 1919 rindel ja sai kenasti hakkama ja ei olnud ka mingisuguseid erilisi pretensioone nende vastu. Nii et kindlasti oleneb ka sellest, missugused mehed vabatahtlikeks tulevad, millise meelestatusega nad tulevad, mis on nende eesmärk, mis nad tulevad, kuivõrd nad oskavad sõdida ja nii edasi. Lõpuks loeb ikkagi iga mees ise. Üks Fransi juhtumi sõjakohtu liikmetest oli hilisem Eesti Vabadusristi kavaler, rootslane Einar Lundborg, kes sai autasu oma teenete eest lõunarindel soomusauto Kalevipoeg juhina. Ka tema suhtus oma mälestuste raamatus soomusautoga Eesti Vabadussõjas kaasmaalaste üksusesse vägagi kriitiliselt. Hilisemas elus sai temast Rootsis hinnatud katselendur. Ta hukkus 1931. aastal ühel proovilennul. Need kaadrid filmisid siin olles Taani vabatahtlikud, tänu kellele on meil olemas ainus liikuv pilt Vabadussõjast. Soomlaste järel saavad kõige olulisemateks liitlasteks Vene valged, kes küll hoopis teise eesmärgiga, kuid Eestile soodsalt hoiavad vaenlase piiridest väljas. Eesti rahvaväel on aeg saada sõjaväeks, jõuks, nii sisult kui vormilt. Esiotsa seotakse vasaku käe peale lihtsalt valge pael, et omasid ära tunda. Vabadussõja lugu on tegelikult ka oma vormi saamise lugu. See oma vorm saadakse 1919. aasta sügiseks. Alguses tulid mehed sõtta paljud lihtsalt oma riietega. Aga ajapikku asi areneb, ka aastaajad muutuvad, ilmaolud muutuvad ja nii telegrafeerib näiteks sõjaväevalitsus Londonisse abi saamiseks, et ega kasukas suvel ju sõda ei pea.